Kõige lõppu jäävad alati kõige teadlikumad inimesed. Ja teie olete need inimesed, kes viivad sügavatel tasanditel kõike seda edasi. Kõike seda headust ja kõike seda, mille pärast te tegelikult see sündisite. See sõnum osaliselt on minu poolt ja osaliselt teistel tasanditel tegutsevate rasside ja olemite poolt. Teekond teadmatusse või teekond teadmisse on kaks valikut. On öeldud, et eitamine on üks suurimaid hirmuvorme, mis päädib sellega, et hakatakse eitama ka hirmu ennast. Sõnum on siis selline. See koht ja ajaliin meie universumis, mida mööda oleme miljonid aastaid kosmoses ringi kihutanud, jõudis aastal 2012 detsember ja 2013 jaanuar vahemikus haripunkti, kust edasi ei lähe enam maailm vanaviisi. Need asjad on kinnitunud. See on hetkel tagajärg. Üks suur kosmiline tsükkel sai üle kivide ja kändude lõpetatud ja mingis mõttes ka üle elatud, mille vahemikus on valatud palju verd, toodud palju ohvreid ja antud vabaduse eest võitlemise nimel lugematu arv elusid. See draama ei ole siin Eesti draama, see on planetaarne draama ja see ei ole ka isegi meie päikesüsteemi draama. See draama on palju sügavam ja suurem ja te kõik olete osa sellest. Viimane 26 556 aastat kestnud kosmiline tsükkel, mida on planeet, loomad, taimed, inimkond ja paljud inimkehasse kehastunud erinevad kosmilised rassid läbi ajalise lukustuse ja vangistuse pidanud üle elama, on pehmelt ja leebelt öeldes julm ja ebaõiglane. Kosmoses, universumis, algallikas, Jumala loomes või algteaduses, kuidas keegi seda soovib nimetada, vahet ei ole. On alati omad seaduspärasused. Need on ja jäävad. Ja toimemehhanismid, olenemata, kas keegi sellesse usub või mitte, see on teisejärguline. Kas keegi tahab sellel teemal rääkida või mitte, need toimivad. Teadmatuses elamine ei päästa sind algallika suhtumiste ja vastutuste põhisest ühe seaduse printsiipidest. See ei päästa teid. Igal teol, mõttel, sõnal, emotsioonil on tagajärg. Sa ei saa valida, kas vastutada või mitte vastutada enda loodud tagajärgede eest. Sa saad ainult teeselda teistele ja valetada iseendale, kuid päeva lõpuks see, mis sa teed teistele, saad alati mitmekordselt tagasi. Mõned inimesed võivad ekslikult ja naiivselt arvata, et nende mõjuvõim käib üle karmaseadustest. Kuid ajalugu on näidanud, et selline mõtteviis ja suhtumine elusse lõpeb suure pettumusega. Tulles nüüd lihtsa inimese perspektiivist vaadatuna tänapäeva maailmas toimuvate sündmuste keskele, siis esimesed tunded, mis esile kerkivad, on hirm, teadmatus, tohutu mure ja pinge, süütunne, abitus, hüljatus, üksindus, ängistus, pettumus, frustratsioon, seosetus, eluenergia puudus. Paljud enam ei mõista, miks nad üldse teevad seda, mida nad on kogu aeg teinud. Mis on selle kõige mõte? Miks olen ma kõik need aastad rabelenud ja vaeva näinud? Mille nimel? Kelle unistusi ja eesmärke olen ma tegelikult täitnud? Kas iseenda? Või? Mida olen teinud valesti, et see pidi just minuga juhtuma?
mida on inimkond teinud valesti, et minu elu peab kannatama kellegi teise või millegi minust mitte sõltuva pärast. Need mõttekonstruktsioonid ja impulsid kumavad läbi inimkonna ühisteadusväljast. Aga rahu. Tegelikult on kõik väga hästi. 2013 juhtus planeediga midagi, mida pole juhtunud enne miljoneid aastaid. See on informatsioon teine. See, kas te seda usute või usu, see on teie teha. Ma olen info edastaja. 2013 tekkis uue maa ajaliin, mille peale on võimalik liikuda oma isikliku eluteega. Uue ajaliini sünniga tekib ja on juba tekkinud tahes-tahtmata reaalsuspõhine, sotsiaalne, ühiskondlik, mentaalne ja maailmavaadete põhine kollektiivne eraldatus. Tekivad leerid. On inimesi, kes valivad liikuda edasi vana, langeva ja ammu üle võetud maa ajaliiniga ja on inimesi, kes valivad liikuda edasi puhtama, orgaanilise sissetõusu ajaliiniga. Küsimus on valikutes. Fakt on see, et planetaarne morfogeneetiline väli on taastumas ja tervenemas. Meie inimestena oleme taastumas ja tervenemas. Vana ajaliini peal eksisteeriv planeet läheb langusesse, mis võetakse täielikult üle kosmiliste, geneetiliste ja biokeemiliste tehisintellektide poolt. Hetkel on kahe erineva ajaliiniga reaalsusväljad üksteisele nähtavad ja jagavad sama ajaruumi koordinaati. Mida aeg edasi, seda kaugemale eraldatusse need ajaliinid liiguvad üksteisest, kuniks lõpuks meie aatomid ja DNA enam ei tõlgi sama reaalsuspilti. Te varsti ei näe enam inimesi, keda te ennem nägite. Te kohtute uutega, keda te ennem ei näinud. See sageduslik eraldatus viib kaks maailma üksteisele täiesti nähtamatuks, kuid see võib võtta aega umbes 900 aastat. Füsioloogiline, bioloogiline ja biospirituaalne ajaliini vahetus saab toimuda nii kehaga kui kehata. Uuele Aurora on maa nimi, ajaliini. Nagu te näete, kellega me koos elame. Nagu te näete. Vaata, ta ei julge isegi midagi teha, ta lihtsalt räägib. Las ta olla, ärme pane sinna oma selles suhtes, jah, nii on. Aga sellele ajaliinile üleminek keeldab, et oleme kontaktis olema puhtama olemusega ja oma kõrgema mina teadvusega ning tegutseme läbi meisterliku eluviisi. See käitumine siin ei on meisterlik eluviis. Läbi suhtumiste ja vastutuste. Kas sa vastutad oma tegude eest? Sellest ajaliin ei saa minna läbi hirmu. Hirm on madalsageduslik meelehäire, mis viib lõpuks suurte energiablokeeringuteni kehas. Hirm hoiab meid meelevangistuses. Mida rohkem me eitame ja enda piiratud maailma kinniselt vangistunud meelega kaitseme, seda enam süveneb hirm veelgi. Lõpuks me tunneme iseenda meelevangistuses ennast kõige turvalisemalt. Me ei tahagi sellest vabaneda. See koht, kus oleme harjunud elama ja tegutsema. Informatsioon. See, mida ma teile jagan, on informatsiooneks sagedus. Ja te näete, et see informatsioon paneb inimesi tegutsema väga erinevalt. Informatsioon, mida me ei tea või mille teadvustamine tundub meil üle jõu käiv ja mida teised meelevangistuses elavad inimesed pole heaks kiitnud, muutub meie jaoks vaimufantaasiaks, väljamõeldiseks
Ja selle asemel, et tõsiselt ise kaasa mõelda, ennast harida, uurida, tunnetada, vastutus võtta, me valime naeruvääristada ja nalja heita iseenda teadmatuse üle. See on väga irooniline ja samas kurb vaatepilt, kuid vaba valik on vaba valik ja iga valik viib su vastavatesse kohtadesse elus. Teekond teadmatusesse, ignorantsusesse ja naiivsusesse võtab meilt viimase vabaduse ja hinge ärkamise potentsiaali, mis viib meid sihikindlalt vana maa ajaliiniga, kuhu kosmose tolmuks. Meil on võimalus valida huvitav ja põnev teekond teadmisse, kus saab elada teadlikku ja täisväärtuslikku elu koostöös universumi seadustega, suhtumiste ja vastutustega. Ja nii, et maha jäävad mured, hirmud, üksindus, abitus, viha, ängistus ja muud madalsageduslikud tunded, mustrid, emotsioonid. Me võtame endaga kaasa uue maa ajaliini peale minnes tõelised elukvaliteedid ja oma täispotentsiaali ning ärkame üles sellest hallist unenäost, kuhu oleme juba niigi pikalt ajas kinni jäänud. Me võtame kaasa elurõõmu, sära, tõelise armastuse väe, koostöö ja üks olemise. Me võtame kaasa iidsed teadmised, tarkused ja oskused. Me võtame kaasa vastutuse kõige eest, kuidas käitume, mõtleme, suhtleme ja suhtume. Me võtame kaasa vastutuse oma tervise, oma keha, oma hinge eest. Me võtame kaasa austuse, lugupidamise, vaimse terviklikkuse, enesearmastuse, kõrgema mõistmise ja neutraalsuse kõikides eluaspektides. Mida rohkem hakkad tajuma iseenda sees sügavamat teadmist, eneseteadvust, rakumelu avardumist, enesekindlust, eneseteadlikkust ja sageduslikku kasvu, seda vähem on sind võimalik manipuleerida, ära kasutada, lollitada ja oma elutee rajalt maha tõugata. Sa muutud lõpuks nähtamatuks ja peatamatuks tangiks, kes liigub aeglaselt, aga väga sihikindlalt. Mina olen üks tank, kes liigub väga aeglaselt, aga sihikindlalt. Üks hetk sa võid hakata tajuma nägema, et paljud inimesed ümberringi, kes on jäänud vanal ajaliinil, hakkavad vaikselt su silmapiirilt ja nähtavusest kaduma. Mõndadega aeg-ajalt veel kohtud. Nende tegevused ja liikumised toimuvad vanamaailma ajaliinil ning sul on võimalus lastagi sellel olla täpselt nii, nagu ta on. Me ei hakka kedagi vägisi päästma. Me ei hakka võitlema kellegi või millegi vastu. Me oma suhtumiste, käitumiste ja tegudega lihtsalt näitame eeskuju ja iga inimene, keda see jääb kõnetama, saab alati valida meiega kaasa tulla. Küll aga mida aeg edasi, seda raskemaks ja kurnavamaks see ületuleks saab olema. See on paratamatus. Täna on kahe maailma vaheline sageduslik erinevus veel pigem väike. Kuid mõnekümne aasta pärast, isegi mõne aasta pärast, on see juba aina märgatavam ja tajutavam, mille tulemusel peab sinu hing tegema biospirituaalselt läbi väga rasked jõupingutused. Ja see kõik vallandub igas eluaspektis. Kogu su terviklik, personaalne, isiklik elu saab täieliku skaneeringu. Tahad sa seda või ei taha? Kui seal on sees palju valu, muret, valet, katkiseid kohti, siis nende taastamine, parandamine, ümberkirjutamine võib tuua esile hetkeliselt väga sügavaid, paratamatuid madalseise, mis on aga vajalikud edasiseks kasvuks. Tuleb juurtasandil mõista, ära käia põhjas ja ära puhastada, korrastada sügavale sisse jäänud karmamustrid, mida orgaanilisele ajaliinile ei saa kaasa võtta. Tänane ülemaailmne olukord on juba esimene tõsisem välispidine, märgiline sõnum ja peegeldus sinu sisemaailmale, et aeg on oma elu teadliku pilgu läbi üle vaadata. Ma natuke skipin. Kuna uus ajaliin,
kuna uuele ajaliinile enam anorgaanilisi rasse kehastuda ei saa, mida see tähendab? Need vereliinid, kes oma kehasid siin suretasid ja hingena tagasi sündisid, siis seda enam juhtuda ei saa. 8 aastat tagasi nende agenda on läbi. Küll aga nad võitlevad, tekitavad agooniat, suuri draamasid ja vastandumisi, võitluseid ja kõik selleks, et saada kätte viimane energialaeng, mida meie neile kas pakume või ei paku. Me ei võitle, me seisame enda eest ja laseme sellel hullusel endast mööda minna ja tagataustal ehitame uue paralleelmaailma, kui vaja. See teekond teadmisse, taasärkamisse ei saa olema kerge, kuid me juba teame, kes on kaotanud. Aeg parandab karmad ja haavad nii planetaarselt, ühiskondlikult kui personaalselt, kuid selle aja möödudes tuleks meil teha tööd iseendaga, mitte lihtsalt oodata, kuniks keegi tuleb ja meid päästab. Inimkond päästab iseennast ise ja vabaks saavad need, kes on selleks valmis ja seda südames soovivad. Me oleme iseenda viimane lootus ja me oleme iseenda viimane õlekõrs. Praegu on aeg, kus meid pannakse päriselt proovile ja me peame olema piisavalt targad, et seda teadvustada. Iga valik loeb, iga hetk päästab, iga üks suudab. Oleme koos jõudnud nii kaugele ja elame nii erilisel suurte muutuste ajastul, et siin ei ole enam tagasiteed. Meie hinged on valinud siia kehastuda selleks, et siin midagi ära teha. Näitame eeskuju sellega, et me ei karda seista oma sünniõiguslike inimõiguste eest. Me ei karda öelda välja tõde, me ei karda täita oma tõelist missiooni isegi siis, kui see ohustab minu siinse elu, tähtsusetuid ametikohti, staatuseid või kunstlikku mainet. Ja lõpetuseks. Hämmastav on see, et me kardame siin maailmas tihti kaotada välispidiselt midagi, millel pole tegelikult väärtust. Kuid seest julgeme kaotada sisemise autentse mina, mis on ainuke väärtus. Ainult vale vajab eksisteerimiseks uskumist. Tõde lihtsalt on, mis vajab taas teadmist, taas meeldetuletamist ja üles leidmist. Leia üles oma tõde ja anne ja saa teada, mis on sinu ülesanne. Elagu uus tuleviku ajaliin ja vaba maa. Aitäh! Aitäh! Aitäh, Andero! Aitäh, Andero! See oli vapustav. See oli vapustav, jah. Ja seda ma juba teadsin ka. Väga tore. No kallis rahvas. Palju see oli? 800 aastat, jah? Tõmbame nüüd spinni. Purjus vennal oli õigus, et purjus inimesed räägivad. Vot selline vägev kõne oli meil ja see lihtsalt ongi.